Mul on hea meel kõiki meie vaatajaid ja kuulajaid tervitada. Meie siis Noored Olümpiale esimesel webinaril. Et kuna maailmas on kogu korraldus pahu peale pööratud seoses koroonakriisiga, siis hiljaaegu meie omavahelises vestluses tekkis ka selline väike tore mõte, et kuna väga paljud sportlased, treenerid on tegelikult suures teadmatuses, mis ja kuidas käituda, mis saab edasi, siis tekkis selline tore mõte, et miks mitte neid mõtteid siin natukene spetsialistidega arutada. Kindlasti ei saa öelda, et me siin pakume kõigile väga häid lahendusi, aga kindlasti me võiksime tänasest webinarilt leida mõned võib-olla uued mõttelahendused, uued alternatiivid, kuidas oma olukorda siis selles mõttes paremini lahti mõtestada ja kuidas ka seda positiivsemat ja helgemat tulevikku otsida. Et minuga on siin täna koos kaks spordipsühholoogi, Ave Annus ja Snežana. Ja me oleme siis tegelikult kõik toredad selles mõttes kolleegid, et me oleme seotud läbi sellise toreda ettevõtmise nagu Sihtasutus Noored Olümpiale, kes on siin juba siis mitmed aastad tegelenud meie noorsportlaste, potentsiaalse noorsportlaste toetamisega, kes pürgivad olümpiale. Ja võib-olla siis meie, ütleme siis, erainitsiatiivi selline erivära on võib-olla selles, et me lihtsalt ei jaga noortele toetusraha, vaid me pakume neile ka erinevaid koolitusi, et kui nad ühel hetkel löövad tipus läbi, siis nad saavad ka iseseisvalt hakkama. Aga lähme teema juurde ja selles mõttes mul on hea meel siis tutvustada minu kahte siis vestluskaaslast, et Ave ja Snežana, tere! Et võib-olla siis alustuseks ma annaks teile mõlemale sõna, et natukene võib-olla räägite oma tausta, et kuidas te olete selle valdkonnaga seotud ja kaua te olete tegevad olnud ja siis lähme juba meie tänase teema juurde. Nii et alustame äkki Aavest. Tere! Mina olen spordipsühholoog. Igapäevaselt töötan Tartu Ülikoolis. Olen õpetanud siin spordipsühholoogiat 20 aastat peaaegu juba. Ja sama kaua olen töötanud, praktiliselt nõustanud sportlasi ja treenereid. Ja see on minu selline taust ja Noored Olümpiale sportlastega olen olnud nüüd 2 aastat. 2 aastat oleme olnud kolleegid. Suur tänu sulle, Snežana! Tere ka minu poolt kõikidele, kes meid kuulevad ja näevad. Ma ei ole originaalne, olen ka spordipsühholoog, nagu juba öeldud, ja olen siis olnud tegus selles valdkonnas, ütleme vist 7 aastat. Ja Noored Olümpiaga olen seotud 3. aasta ja samamoodi mul on erapraksis, et ma töötan sportlaste ja treeneritega ja teen ka koolitamisi sportlastele ja treeneritele ja töötan ka Tallinna Ülikoolis, seal ma olen külalisõppejõud Loodus- ja Terviseteaduste Instituudis. Väga meeldib. Lähme teema juurde, et tegelikult kui meil see ju, kuna ma ise olen nüüd tänaseks küll juba endine tippsportlane, aga täna ka treener, siis omades 2 tippsportlased õpilast, siis väga selgelt on näha, et see praegune olukord ei ole tavapärane ja võib-olla esimese asjana üritaksime seda hetkeolukorda kuidagi natukene sellisest võib-olla inimese psühholoogilist seisukohast lahata, et mis ühe sellise sportlase peas võiks toimuda sellistel teadmatutel aegadel, et kus tegelikult treeningtingimused on olematud või kodused, kus tulevik on tume, kus tegelikult otseselt väga palju võistlusi ei terenda, olümpia on edasi lükatud, et võib-olla üritaks natukene lahata seda, et mis see olukord on ja kuidas edasi minna, et alustame äkki Snežanaga. Jah, et ma mõtlen, et sellele olukorral on ju nimetus, on eriolukord ja ma arvan, see on täiesti põhjusega pandud, et see on meie kõikide jaoks sportlased või mitte sportlased ja treenerid, vanemad, nooremad, see on päris suur muudatus olnud.
ma arvan, et see on selline, mina rääkides sportlastega ka toon võrdluseks, on selline üleminekuperiood, kus midagi muutub ja muutub päris kiiresti ja muutub päris drastiliselt. Ja mida see tekitab, et on täiesti oodata, et tekitab mõningal määral ebamugavust, et see sama teadmatus, millest sa oled juba rääkinud, see tekitab paljudes inimestes muretsemist, mõningal määral ärevust, erinevaid emotsioone. Et ma samas ei tahaks kindlasti öelda, et on mingi konkreetne kogemus, mis kõikidel pidi olema ja kõikidega pidi juhtuma, on ju. Et nii palju, kui mina olen suhelnud nii sportlaste kui ka treeneritega, siis need kogemused võivad olla seinast seina. Et mõnedel see kohanemine läks kiiremini ja lihtsamini, mõnedel natuke raskemini. Aga jah, seda jagasid väga paljud, et emotsioonid tekkisid, emotsionaalsed seisundid kõigusid, paljud sportlased on rääkinud sellest, et motivatsioon kõigub selles perioodis ja ma ütleks, et see on kõik väga psühholoogilisest seisukohast, see on kõik väga arusaadav ja täiesti loomulik, kuna inimese psüühikale teadmatus ja muutus ja piirangud ja isoleeritus, nad kõik ei ole meie otsesed sõbrad. Nii et kõik sellised ka ebamugavad kogemused on täiesti okei antud olukorras. Aitäh. Aave, on sul midagi lisada, mis võiks meie, selge see, et sportlaste peas, aga mis võiks ka meie, ütleme siis treenerite ja alaliitude muremõtetes mõlkuda? Ma võib-olla lisaksin siia Snezana jutule veel selle aspekti, et üks asi on teadmatus, mida Snezana rõhutas. Teine aspekt on see, et paljude inimeste jaoks eesmärkide puudumine on hästi ebamugav. Et tõenäoliselt on sportlased varem kogenud ka seda, et kui mingisugune eesmärk saab täidetud või mingisugune sündmus, mingisugune võistlus jääb selja taha, et siis sellel hetkel, kui sul ei ole uut eesmärki, on juba ebamugav selline olümpiajärgne masendus. Niimoodi nagu režissööril on esilinastuse järgne masendus või teadlasel on doktoritöö kaitsmise järgne masendus, eks, et kui mingisugune eesmärk on ära mööda saanud või täidetud või siis täitmata jäänud, et see on inimestele jube raskesti talutav. Ja praegu on seda enam, muidu spordis on võimalik, sealt tuleb uus hooaeg, uued eesmärgid, uued võistlused, nagu kerge ennast suhteliselt kerge ümber orienteerida, siis praegu ei ole mitte kuskile seda eesmärki väga seada. See eesmärgi puudumine on see, mis ka praeguse olukorra veel eriliselt raskeks teeb. Ei saa nagu selliseid eesmärke seada, nagu sa oled harjunud seada. Jah, mind see selles mõttes see eesmärgi puudus tegelikult isiklikult väga kõnetab, et kui ma mõtlen nagu enda karjäärile tagasi, siis tegelikult vähemalt enamus sellised olümpiasportlased ikkagi mõtlevad ja planeerivad oma tegevust 4 aasta kaupa. Ja ütleme niimoodi, et kui sa oled ikkagi, ja see ju ütleme siis kulminatsioon oli tegelikult iseenesest päris lähedale, et nüüd kui see kõik on nagu ära nihkunud, kogu ju ütleme, et väga paljudel ka elukorraldus on olnud selle olümpia nimel, selleks on tehtud võib-olla palju selliseid ohverdusi ja võib-olla ka järeleandmisi muudes asjades, siis tegelikult kui see eesmärk ära võtta, siis, ja seda enam, et ka tänasel hetkel on ju tegelikult õhus veel võimalused, et äkki see olümpia ei toimugi, et äkki see olukord selles mõttes ei lahene, et võib-olla siis üritaks natuke analüüsida seda, et mis tähendab, kui see siht puudub või see eesmärk puudub, et kui see eesmärk on pandud kuskile nagu hoiule, et mis oleks siin võib-olla need mõtteviisid, kuidas ennast selles mõttes siis, kas siis kuidagi restartida või uuesti käivitada või kuidas sellises teadmatuses nagu tiksuda nii, et me endale väga palju haiget ei teeks. Et Aave äkki alustad? Sellises olukorras üldpõhimõte on see, et kui sa ei saa seada ajalisi eesmärke, nagu sportlased on harjunud seadma, mille järgi siis see kalenderplaan tehakse, et siis on võtteks väärtuspõhiste
eesmärkide seadmine. See tähendab seda, et sa mõtled enda jaoks läbi, et mis on minu jaoks tähtis, mis on need asjad, mida ma tahan saada, mida ma tahan, et mis minu elus on. Enamasti praegu tõenäoliselt need on ikkagi seotud tervisega, seotud suhetega, seotud ka just sellise oma töövõime säilitamisega, oma meeleolu säilitamisega, oma motivatsiooni säilitamisega. See on täitsa selline koht, kus võikski korraks proovida niimoodi mõelda, et mis on need 5 asja, mida ma tahaksin, et minu elus praegu oleks ja 2 asja vähemalt nendest võiks olla kuidagi spordi ja oma spordialaga seotud. Kui ma selle niimoodi õhku viskan, kus keegi tahaks tuua mõne näite, et millise väärtusega seotud eesmärke tema proovib praegu enda elus seada, liikumisharrastusega, kehalise töövõime hoidmisega, unega seotud, hea tervisega seotud eesmärke, mille peale teie mõtlete? Snežana, mis sul nende märksõnadega kohe selles mõttes süttib? Ma kindlasti ma ei ole vist otseselt seda eesmärkidena sõnastanud, aga ma olen tähele pannud, et ma olen proovinud ja olen ka saavutanud seda, et ma loen ja jalutan 2 asja, mida ma sain teha palju rohkem kui varem ja sellest mul on ka mingisugune selline kindlasti ka saavutuse tunne, ka heaolu tunne. Et absoluutselt, et siin jällegi ma teeks sellise, aga et ma ütleks, et igas valdkonnas, et siin peab iga sportlane ennast teadma, on ju, kui palju igas valdkonnas ta vajab tõesti sellist eesmärk, sellist to-do listi, on ju, või kui palju mõnes valdkonnas võib lasta endal nii-öelda lihtsalt nautida mingeid asju ilma, et see tegevus oleks otseselt kuidagi eesmärgistatud. Et mina mõtlen, et ma ei loe raamatuid selleks, et lugeda 10 läbi, see oleks selline eesmärk, on ju, aga ma tõesti lihtsalt naudin seda protsessi. Aga kuna sportlased tõesti on harjunud püstitama neid sihte ja ka saavutama ja see vajadus ju jääb, siis vähemalt spordis seda kindlasti saab ka teha edasi. Ja muudes kindlasti arenguvaldkondades ka. Ja spordis arengu eesmärk ei ole ju keegi canceldanud, need täiesti on võimalikud. Et mida mina lihtsalt ütleksin, et enda motivatsioonid toetada ja sellist tunnet, et Gert, sa ütlesid sõna tiksuma. Ma arvan, et kui me tunneme, et me tiksume, siis asjad lähevadki alla mäge. On ju, sest sellel tiksumisel ei ole nagu mingit suunda, see tiksumine on selline, nagu mul ka kõlab sellise aja raiskamisena natuke, et ei oleks seda tunnet, et ma lihtsalt tiksun, meil on vaja ka tagasisida, et kas me kusagile liigume. Nii et selles mõttes neid eesmärke mõnedes valdkondades võibki endale püstitada nii, et nad on mõõdetavad. Mitte lihtsalt, et ma tahan sooritada midagi paremini või tegutseda siin paremini, sest see paremini ei anna meile võimalus seda kuidagi mõõta ja näha, et näed, mul läkski asi paremaks. Nii et siin tuleb püstitada nii-öelda selliseid efektiivseid eesmärke, mis annavad meil võimalust näha, ja ma tegelikult kusagile liigun. Et kuigi ma ei tea, millal ma järgmine kord võistlen, kas ma üldse võistlen, kuidas me kvalifitseerume ja kuhu, aga ma näen, et see asi, mida ma võtsin ette, tegelikult liigub. Ma arvan, see on oluline antud olukorras. Ja, et ma võtaks võib-olla kinni tõesti, et kuna võib-olla tõesti võistlemine on meile nagu väga, ütleme siis sellisesse teadmatusse kaugusse lükatud, et siin teatavad, ütleme, jalgpallihooajad juba hakkavad avanema, aga kui me räägime individuaalsportlastest, siis tegelikult ega praegu väga teada ei ole, et millal on järgmised näiteks siis kvalifikatsioonivõistlused või muud suuremad rahvusvahelised võistlused, et ma kindlasti julgustaks omalt poolt seda, et tuleb siis püstitada teatavaid treeningi eesmärke, mida siis vastavalt siis tingimustele, võimalustele on võimalik püstitada ja panna ennast seal proovile, sest et võistlus on võistlus ja tegelikult ma arvan, et kõik sportlased tegelikult treenivad selle tahtega, et nad tahavad ennast realiseerida, tahavad võistelda ja ma julgustangi olema selles mõttes hästi nagu avatud ja mõtlema kastist välja, et kui me ei ole võib-olla varem mingisuguseid trennivõistlusi korraldanud, siis nüüd on kindlasti see aeg, et kas siis mida iganes handicap süsteemis, kui meil ei ole võib-olla häid sparingupartnerid, aga kindlasti on võimalik võistelda
Ja ma arvan, et sportlaste puhul see selline võistlusvajadus ja selline konkurentsivajadus tegelikult on üks suur selline soov ja seda tuleb kuidagi ikkagi maandada, et kui see nagu pikaks ajaks ära võtta, siis ma arvan, et sportlased muutuvad natukene selliseks ärevaks, et mis te arvate sellest mõttest? Et Snežana. Ja ma arvan, et kui on ja paljudel on vajadust nii-öelda võistelda, ehk siis mina seostan seda ennast proovile panemisega, on ju. Et siis see on ju väga hea ja seda tõesti saab loovalt ka lahendada, et võib ka võistelda tõepoolest endaga ja enda tulemusega ja mingisuguse eesmärgiga, on ju. Võimalusel võib ka võistelda kuidagimoodi enda treeningkaaslastega, ehk siis kuidas need tingimused juba on. Aga mis ma arvan, ei ole hea, kui me sõltume on just sellest, et ma pean võistlema, muidu kogu selle asja tähendus kaob ära. Siis me sõltume välistest tingimustest ja nagu koroona meile väga hästi praegu näitas, välised tingimust ei ole meie kontrolli all, on ju. Nii et siin mulle väga meeldis päris selle kriisi alguses. Mulle üks tippsportlane ütles, nii vahvalt ütles, ma panin igale poole kirja ja panin ka enda Facebooki lehele kirja, küsisin talt lubagil ja ta ütles väga vahva lause, ta ütles, et õnneks mina ei tee sporti ainult võistlemise pärast. Et mina teen seda ka sellepärast, et ma naudin. Nii et siin ma arvan, et on võimalus väga paljudel nüüd vaadata natuke jälle seda allikat rohkem, sellist sisemist motivatsiooni, mis tuleneb lihtsalt sellest, et tegelikult see spordiala on mulle protsessina nauditav, see pakub mulle huvi, mulle meeldib seda teha ja võib-olla sellele pöörata praegu ka rohkem tähelepanu. Aave, sinu mõtteid? Ja sinna kõrvale kohe haakub nagu see mõte, et ma ei tee seda sporti mitte ainult võistlemise pärast, vaid sellepärast, et see on osa minust. See on osa minu identiteedist. Mina olen sportlane. Mina olen ujuja, triatleet. Ma teen seda sellepärast ja ma sellepärast otsin praegu võimalusi, kuidas ennast arendada, vormis hoida, kuidas oma meeleolu hoida, kuidas ennast töövõimelisena hoida selleks, et ma saaksin seda siis edasi teha, kui olud ehk muutuvad. Üks asi, mida siin just Snežana mainis, oli see, et ei ole meie kontrolli all asjad. Et see oli üks ka minu enda selliseid olulisi põhimõtteid, et ma alati üritasin, see oli üks minu selline treeneri soovitusi kunagi karjääri algusaegadest, et ei tasu stressata, muretseda asjade pärast, mida me ise ei kontrolli ja kindlasti koroona on üks selliseid suuri nähtuseid, mida me mitte kuidagi ise ei kontrolli ja see on toonud meile kõigile väga palju ebameeldivust. Nii et selles mõttes kindlasti, kui me selle peale ka väga kurjaks saame, siis selle frustratsiooni väljendus tegelikult meid väga edasi kuhugi ei vii. Et samamoodi on kõik asjad, mis tegelikult ei allu meile, siis nendest nende peale pahandada ja nende peale oma emotsioone raisata tegelikult arvatavasti meid kuidagi lahendustele ei vii. Nii et siin ma kutsun ka kõiki üles mõtlema natuke teistmoodi, et mis on pigem need võimalused, et kui me räägime tõesti sellest kriisist kui sellisest võib-olla keerulist olukorrast, aga võib-olla ka millised on need selle kriisi võimalused meil hoopis sellest midagi võita, et mis võiksid siin olla sellised mõtteviisid, et mida siis sportlased võiksid mõelda, et äkki Aave, sina alustad. Ma haakin selle teie mõttega kontrollitavale keskendumisega, et me võiksimegi tegelikult niimoodi ära filtreerida. Et me saame kirjeldada 3 tasandit nii-öelda, et mis on minu kontrolli all. Minu kontrolli all on see, mis on naha vahel. See minu mõtted, minu hoiakud, minu motivatsioon tänu sellele, mis eesmärke ma sean, eks ole, ja kui ma sean endale neid enda arenguga ja enda eluviisiga seotud eesmärk, eks ole, seda ma saan teha ja seda ma saan kontrollida. Seda, milline meeleolu mul on, ma saan kontrollida üsna suures ulatuses ikkagi selle läbi, et kui aktiivsena ma ennast hoian. Ja siis teine tase on siis see, mida ma ei saa otseselt kontrollida, aga mida ma saan mõjutada. Kuidas ma oma sõpradega, kuidas ma oma perega suhtlen, kellele ma helistan, kellele ma ise üritan toetust pakkuda. Et need asjad, mida me päris muuta ei saa, aga me saame mõjutada. Saame mõelda, et kuidas saan mina maailma paremaks teha praegu.
Ja siis on nagu kolmas tase on need asjad, mida me üldse ei saa kontrollida, mille pärast ei ole tegelikult nagu mõtet, millel ei ole mõtet väga palju tähelepanu pöörata, et nagu pigem vaadata, et ma saan kontrollida seda, kuidas ma mõtlen, ma saan mõjutada seda, mismoodi ma teiste inimestega suhtlen ja siis ülejäänud on see, mille peale ma oma aega ei raiska ja oma energiat ei raiska. Ma ei tea, kuidas selline mõttekäik tundub. Väga loogiline. Snežana, mis sul lisada oleks? Jaa, absoluutselt. Ma arvan, see on kus juures, kui mina mõtlen selle peale, mida igaüks võiks õppida sellest olukorrast, eks neid valikuid on väga palju, aga üks selline asi, mis on kõikidele kättesaadav õppimiseks praegu, on just see oskus eristada, kuhu mul on mõtted panustada, millega võidelda ja millega ei ole. Seesama oskust aktsepteerida või teisiti öeldes lasta olla asjadel, mis ei ole meie kontrolli all. Nii et ma täiesti olen selle mõttega kaasas. Ma jagan lihtsalt, kuidas mina nendest asjadest räägin, sest võib-olla kellegile ka sobib see selline jaotus, et ma ütlen, et on asjad, mis on tingimused ja on asjad, mis on probleemid. Ja mis on nende erinevus on see, et tingimustega me ei saa mitte midagi teha, nad muutuvad ise suure tõenäosusega mingi aja pärast ja probleemid on need asjad, mille on lahendused. Ja sportlane, kui ta võitleb tingimustega, siis see on või sportlane, treener, ükskõik mis inimene, see on enda raiskamine ja aja raiskamine enamasti teeb asju hullemaks. Nii et see oskus eristada, koroona on tingimus, ta ei ole probleem meie jaoks. Motivatsiooni kõikumine on mõnevõrra tingimus, sest me oleme stressi olukorras ja see on täiesti normaalne, aga vot see, et ma juba 2 päeva ei käinud trennis, see on probleem. Sellega ma saan tegeleda, sinna ma saan midagi teha, nii et ma ise seda päris palju kasutan enda jaoks, et raskes olukorras ma proovin peatuda ja mõelda, kas ma praegu proovin maadelda siin probleemi või tingimusega. Kui tingimusega lasen olla, kui probleemidega jätkan, on ju. Ja ma arvan, et see oskus seostub väga hästi pärast sportlaste olukordadega võistlustel. Ilm tennisisti jaoks tuuline, see on tingimus, see ei ole probleem. Vastane ebamugav vehkleja jaoks see on tingimus, see ei ole probleem. On ju probleem on see, mida sa ise teed või ei tee ja kuidas sa saad seda muuta. Väga tore. Tuletan kõigile meie kuulajatele meelde, et Facebooki vahendusel on võimalik meile ka küsimusi esitada, mida me siis võimaluse korral meie loengu lõpus ka käsitleme. Aga võib-olla järgmine teema, mida võiks natukene ka lahata, et tegelikult ega ju, nagu siit on juba ka läinud korduvalt läbi, et sportlane, treener, see on tegelikult üks meeskond ja kindlasti võib-olla siis, kui sportlane isegi suudab võib-olla selle olukorraga kuidagi hästi toime tulla, siis võib-olla seal kõrval ka tegelikult ju treener, kelle jaoks on see olukord samamoodi täiesti uudne, ei ole võib-olla võimalik kohtuda, ei ole võimalik selles mõttes füüsilist trenni üheskoos läbi viia. Ma endagi kohalt saan öelda seda, et minu sportlased asuvad Poolas, mina asun Eestis, pole võimalik olnud sisuliselt 2 kuud kohtuda. Et võib-olla millised on soovitused siis nii treeneritele kui ka võib-olla siis sportlastele, kes näevad, et nemad võib-olla ise saavad hakkama, aga nende treener on natukene muserdatud, et mis võiks olla siin sellised lähenemiskohad või võtta, et kuidas seda olukorda selles mõttes natukene siis jälle nagu aidata nagu paremuse poole, et Snežana, äkki sina alustad? Küsi korra veel kord seda lõppu, et kuidas siis, kui mina sportlasena näen, et mu treeneril on... Ütleme, et jah, kui mu treeneril on selles mõttes probleem, et samamoodi, et ma ise võib-olla tunnen, et minu jaoks on nagu motivatsioon paigas, eesmärgid olemas, aga treener, kes on tegelikult uues olukorras, kus ta tegelikult ju näeb seda, et väga raske on võib-olla siis treeningplaani kokku panna, sest võib-olla mõnel pidid kohe toimuma väga olulised võistlused, aga tegelikult uus võistlus on võib-olla ideaalis näiteks 3-4 kuu pärast, aga võib-olla alles järgmine aasta. Et samamoodi ju treenerid on ka kimbatuses, et millist trenni teha, kas koormused alla tõmmata, kas nagu hoida, kas võtta üldse mingi puhkus, et võib-olla, et kuidas nagu tunnetada või oma treeneritega sellist dialoogi võib-olla alustada, mida varem pole kunagi pidanud isegi pidama, nagu
nagu, sest et asjad on jooksnud, kõik kuupäevad, eesmärgid on väga selged, et võib-olla mismoodi siis oma selles mõttes just lähedaste tiimiliikmetega suhelda ja kuidas neid nagu ka siis nagu ütleme analüüsida, et mis seisus nemad on, et kas nendel on nagu selgus ja teadmine olemas? Ja, et ma alustan siis siit, et see on jälle võimalus kõikide jaoks nii treenerite kui ka sportlaste jaoks arendada, kui seda varem pole tehtud, arendada seda suhet ja suhtlust ja enda suhtlemisoskuseid, on ju. Ja siin natuke me muidugi peame meeles seda, mis vanuses on sportlane, aga kui sportlane on juba sellises vanuses, kus treeneriga on juba selline partnerlussuhe, on ju, siis on ju väga vahva, kui sportlane ise saab olla ka mingis moes toeks ja küsida, see on ju väga hea küsimus, aga kuidas sul läheb? Et see küsimus ei ole ainult treeneritele küsida. Ja sportlane samamoodi võib olla selliseks sotsiaalseks toeks ja võib kinnitada üle treenerile, et tegelikult ma näen, et sa muretsed või ma tunnetan, et sa muretsed, aga mul on tegelikult kõik korras, mul on need ja need asjad paigal ja treener, kui on avatud, siis võtku väga hea meelega vastu sellist võimalust teha tõesti koostööd, kus me koos arutame, kus me koos mõtleme, kus me koos saame aru, mis on väljakutsed ja mis on piirangud ja mis on raskused selles olukorras, on ju. Aga puht inimlikul tasemel, mida me kõik vajame praegu, on seda, et me oskame küsida üksteise käest, kuidas läheb, mitte selleks, et olla viisakad ja siis vastame normaalselt ja lähme edasi, aga tõesti laseme üksteisel väljendada enda erinevaid emotsioone ja jällegi mitte selleks, et kohe parandada üksteist, fiksida kõik ära, teha kõik korda, aga et öelda, ma mõistan sind ja mul oli ka niimoodi või ma mõistan, kuidas see võib niimoodi olla. Et siin sportlased muidugi võtke ka kätte ja olge ka need toeks ja abiks enda treeneritele. Ave? Ma mõtlesin siia juurde veel selle aspektile, et mis treeneritel seda kimbatust tekitab, on just see, et ei tea, mis on õige. Tahaks teha õigeid otsuseid ja sa tunned, et sa vastutad oma sportlaste eest, et treeneri jaoks ju õpilaste sooritus on treeneri sooritus nii-öelda. Treeneril on hästi raske ennast ära lahutada sealt õpilase sooritusest ja nüüd kui õpilane ei saa nii-öelda sooritada, siis tundub treenerile ka, et tema ei saa sooritada või tema jääb nagu tegemata, tema ülesanne jääb täitmata. Ja ma arvan, et äkki siin võiks korra mõelda selle peale, et see on praegune olukord, kus ei teagi, mis on õige ja põhimõtteliselt ei saa teada, mis on õige. Et saadki nagu teha igapäevaselt otsuseid ja neid otsuseid saab siis koos läbi arutada, sportlane ja treener saavad koos läbi arutada, et keegi ei tea, mis on õige. Otsuse definitsioon ongi see, et see toimub puuduliku info tingimustes. Kui sa teaks, mis on õige, siis ei oleks otsus. Ehk et see tähendab seda, et me teeme nagu igapäevaselt saame rääkida läbi, mis tundub õige praeguste teadmiste kohaselt, praeguse informatsiooni kohaselt. Ja siis on täitsa okei, et me nädala pärast peame selle ümber vaatama. See ei ole selline planeerimise protsess, nagu inimesed sageli kujutavad ette, et plaani on mõtet teha ainult siis, kui sul on võimalik garanteerida selle plaani täitmist. Ja kui planeerida ei saa, et siis parem ärme üldse ütleme, et kui plaani täitmine ei ole garanteeritud, siis ärme üldse plaani tee. Mulle endale tundub see spordis aega, et päris suur probleem ka tavalistel aegadel olnud, et inimesed ei julge planeerida, kui nad näevad, või neil kindlust ei ole, et plaani täita õnnestub. Aga et see ongi minu meelest praegu üks väga hea võimalus õppida aksepteerima seda, et plaani muudetakse. Sellepärast, et infot tuleb juurde. Ja nagu ma ütlesin ka, et siis seda saab ju omavahel kogu aeg arutada, mis tundub õige. Mul siin kohe ka üks näide tuua, mida ma just hiljuti kuulsin ühelt treenerilt, et oligi see seis, et kuna võistlused on edasi lükatud teadmata ajaks, siis kuidagi tundus, et kui me jätkame lihtsalt nii, nagu me muidu jätkaksime, et see on selline
spordiala, kus sooritus jääb samaks, ei ole kui aktiivne spordiala on ju, siis tundus, et kindlasti siis ei saa seda motivatsiooni ja sellist erksust hoida enam. Ja siis treener ise ütles ja me otsustasime, mõtlesime, tundus, et kui me teeme mõningaid vahetusi, toome uudsust juurde, uued elemendid, siis kõik ärkavad ellu, kõikidel on jälle põnev ja tore, seal on küll see risk olemas, et kas siis, kui võistlused algavad, kas me selleks ajaks jõuame sisse treenitud, aga meie koos tiimiga ja sportlased olidki kaasatud, otsustasime, et me täiesti tahame selle riski praegu vastu võtta. Et see on selline täpselt hea näide, kus me anname endale aru, et me võime eksida, samas kogu meie kogemuste ja teadmiste põhjal meile tundub, et see eksimise võimalus ei ole päris rohkem kui 50%, ütleme, et pigem on hea otsus ja tiim on kaasas. Aga tiim samamoodi saab aru, et seal on mingi riskiprotsent olemas. Ma arvan, see on selline hea näide koostööst ja julgusest antud olukorras. Ja, et kui ma võtaks selle nüüd kokku, et mina siis võib-olla julgustaks nagu kõiki osapooli, sportlased, treenerid, võib-olla siis sellist aktiivsemat dialoogi pidama tuleviku osas ja kuna see tulevik on piisavalt ebaselge, kus muutujad tegelikult või pidevalt nagu on muutuses ja siis tegelikult tõesti tehagi kas siis nädal, 2 korraga ja siis tehagi selline vaheetapp, kus siis jälle vaadata asjad üle, kas meie treeningbaasid on lahti tehtud, kas meie võistluskalender on saanud selgemaks. Ja võtta treeneri seisukohast ka, et ega arvatavasti sellises olukorras pole ükski treener kunagi varem olnud, sest et ju ütleme, et jah, me ütleme siis vaatame otsa aeg-ajalt vigastustele, ülekoormustele ja sellest tulenevalt oleme pidanud tegema mingisugused korrektuure treeningplaanis, aga see, kus on kogu, ütleme, hooaeg on kas siis küsimärgi all, kas ta võib üldse vahele jääda, et mida teha, et siin kindlasti ma julgustaks nagu jah, kõiki nagu natukene rohkem olema inimesed, et väga tihti spordis kipub see, et kõik läheb hästi selliseks automaatseks ja me olemegi mingites kindlates tsüklites, kindlates kuupäevades ja seal tiksume nagu sellises mõnusas rütmis, aga kui seda nüüd ei ole, siis tõesti võib olla see, et me oleme natukene segaduses ja ma arvan, et selline julgustamine ja üksteisega ütleme nagu öeldes üksteisele otsa, et nii on, et me tegelikult ei teagi, mis saab, et ma arvan, et ka selle aktsepteerimine on vist selline täiesti normaalne tegevus. Absoluutselt. Ja seal see julgustamise poole ei ole see, et ma sulle midagi garanteerin on ju või kindlasti me sügisel saame võistelda. See sõnum ongi see, et mina ka ei tea, keegi ei tea, aga julgustus on see, et me oleme selles koos, me jääme sellesse koos, ma olen sulle abiks, sa oled mulle abiks ja meil on tegelikult võimekust saada raskustega hakkama. Ma arvan, see on see siiras ja aus julgustus. Me ei pea midagi ilusamaks tegema, kui ta on. Võib-olla ma lisan siia veel seda mõtet, mida sa Gert ka rõhutasid, see aktsepteerimine, selle olukorra aktsepteerimine. Et tegelikult ka tihtipeale sellistes rasketes tingimustes selle olukorra talumise teeb palju kergemaks see, kui me ütlemegi kõva häälega välja, et praegu ongi selline olukord, mis mulle ei meeldi, absoluutselt ei meeldi, et see selline asi praegu on. Aga nii on praegu. Olukord on mitte optimaalne, aga mulle tundub, et kui see niimoodi kõva häälega välja öelda, et siis juba saab midagi ette võtta, siis hakkad juba lahendusi nägema, et mis me siis teha saame. Me ei eita, me ei suru alla, me ei võitle sellega, me ütleme, et praegu on selline olukord, vaatame, mis me praeguses olukorras teha saame. Ma küsiks nüüd nii, et kas see olukord on toonud teile ka uusi kliente, piltlikult öeldes, et võib-olla, et kui me olemegi sellises teadmatuse olukorras, siis sellised ka kõige kindlamad võib-olla sportlased, kes muidu on väga hästi teadnud oma sihte ja tegemisi, et kas on teie juurde sattunud ka näiteks nüüd uusi kliente, kes siis tulenevalt sellisest väga erilist olukorrast on teie poole pöördunud? Ave? Uusi kliente sellest, ütleme, nii-öelda
koroonast lähtuvalt ei ole pöördunud, et pigem on pöördunud küll selle sooviga, et praegust aega ära kasutada psühholoogiliste oskuste arendamiseks. See on jällegi selline vahva koht, kus sportlane saab aru, et ma ei saa praegu nii palju teha tehnilist treeningut, aga ma kasutan selle aja ära praegu oma psühholoogiliste oskuste arendamiseks. Et see on tegelikult hästi kihvt näide jälle sellest, kuidas me saame sellest olukorrast midagi uut välja väänata. Snezhana. Jah, ma ütleks, et mul sarnane olukord mingi laviinina uusi inimesi pole tulnud, et ikka jätkub koostöö nende sportlastega, kellega on olnud ja siis mõningaid uusi tõepoolest, aga mina ka nii palju, kui mina olen ringi vaadanud ja suhelnud, siis ma ka väga hästi saan aru, et paljudel see olukord ei olnud nüüd lisaaja, vaba aja olukord on ju, et tegelikult selles osas ka pole imestada, et väga palju ei ole neid, kes ütleksid, okei, nüüd ma ei tea tõesti, mida teha, et nii palju on aega ja teeme midagi, mis oleks mulle kasulik. Et väga tore, kui mõningatel sportlastel või ka treeneritel tekkis selline olukord ja nad oskasid seda hästi kasutada, aga tõepoolest väga paljudel kuidagi see aeg oli pigem selline toimetuleku aeg, kus väga paljud treenerid tundsid, et tuli tööd lausa juurde, sest tuli juurde suhtlust ja see on väga õige ja sinna lähebki aega. Ehk siis seda päris, et mida ma veel võiksin teha oma vaba ajaga, seda ma olen vähe näinud ja kohanud. Aga mina kindlasti selles mõttes julgustan kõiki ka meie kuulajaid ja võib-olla nende tuttavaid, et kui tõesti keegi tunneb, et ta ise on kuidagi sattunud puntrasse selles olukorras, siis kindlasti teie või kellegi teise poole pöörduma, sest et ei ole tõesti mõtet oma murega üksi olla, et kui tõesti on selline tundmine, et ei näe nagu väljapääsu või on selliseid võib-olla depressiivseid või segaseid mõtteid, siis kindlasti mõne spetsialisti juurde pöördudes on võimalik leida kindlasti selles mõttes tee välja ja tee jälle positiivsuse poole. Ütleme, et üks selline spordi oluline osa on kindlasti see, et mida mina pean oluliseks, on selline duaalkarjäär ja kindlasti tänane olukord, kus siis võib-olla treeningud ja kõik meie võistlused on pandud natukene sellisele ootele, siis kindlasti ma usun, et kellel on see aktiivne duaalkarjäär olnud, siis kindlasti nemad tundsid siin seda võimalust, et oi, et mul on siin võib-olla võimalik mingi oma kooliasi või mingi muu asi ära teha, et kuna treening võib-olla aktiivsus ei ole sellisel tasemel nagu tipphetkedel, siis mis te selle kohta ütlete, et kuidas sellised alternatiivsed kõrvaltegevused võib-olla, mis on meid nagu toetanud, et nendele praegu keskendumine võiks meid selles mõttes hoida endiselt hästi motiveeritud? Snezhana. Ja, see on see koht, kus me võime ka raskes olukorras jällegi näha heledamaid toone või midagi paremat ja mingit võimalust on ju, et kes tundis, et mitte see, et ma soovisin seda olukorda, aga kuna ma juba olen selles olukorras, siis miks mitte nautida seda võimalust, et ma saan lõputööle keskenduda rahulikult või ma saan üldse mõelda, sest ma ammu olen mõelnud, et võiks midagi õppida ja nüüd mul tekkis võimalus reaalselt ka sellega tegeleda, ehk siis võtta aega ja uurida neid asju. Kes leidis, et oi kui vahva, et ma saan perega aega veeta või üks sportlane oli, kellega mina suhtlen, oli väga rõõmus, et ta sai remondi lõpuks enda korteris tehtud. Ehk siis, ja see on väga tervislik psühholoogiliselt nagu märgata neid asju ja tunda siiralt rõõmu nende üle, vaatamata sellele, et üldine olukord ei ole kindlasti selline soovitud olukord ja ei tahaks ka, et see korduks, aga kuna me juba siin oleme, siis vaatame, mis nii-öelda selliseid boonuseid see meile võib anda. Aave. Ja ma hakkaks siia juurde ka selle mõtte just, et sageli on sportlastel hirm tegeleda mingisuguste muude hobidega. Et mina olen sportlane ja ma pean hoidma hästi selgelt nagu väga kitsast joont
mida jällegi uuringud ka väga selgelt kinnitavad, on see, et sportlasel võiks olla mingisugune muu roll väljund veel elus, et oskaks, ma ei tea, pilli mängida, mingisuguseid muid rolle veel võtta, et seda ei tasuks karta, seda ei ole mingisugust mõtet karta, et vastupidi, praegu nende oma rollide laiendamine oleks hästi mõistlik tegevus tegelikult oma vaimsele tervisele ja see aitab kaasa ka treeningu motivatsioonile, see aitab kaasa ka tegelikult hiljem nende sportlike soorituste juurde ja saavutuste juurde tagasi pöörduda ja paremaid sooritusi teha. Mitte mingil juhul ei peaks seda kartma. Ja ma isegi lisaks siia, et treenerid võiksid aktiivselt seda soodustada ja toetada. Et ka soovitada raamatuid lugeda, mingeid online kursuseid on päris palju praegu, on ju üldse mõelda ja muu valdkonnaga natuke rohkem tegeleda, et tõepoolest ka treenerid võivad seda heaks kiita, sest nagu Aave juba tõi välja, see, et ma olen terve inimesena, vaimselt terve ja mul on muid huvisid, see tegelikult toetab mu sportimist ka. Need asjad on absoluutselt käivad käsi käes heas mõttes. Üks teine väga oluline nagu teema, mis kogu selles olukorras kindlasti on pannud paljud sportlased pinge alla, on kindlasti ju kas siis sissetulekute ärakukkumine, et potentsiaalsed võistlused, kus siis oli võimalik kas siis teenida auhinnaraha või oli osalustasu seal juba kokku lepitud, need kõik on ju ära jäänud, edasi lükkunud, oma võib-olla treeningute rahastamine on sattunud selles mõttes küsimärgi alla, et kui kogu majandussektor on tugevalt pihta saanud, et milline on siis minu sponsorite tahe minuga jätkata, et kuidas siin peaks nüüd mõtlema ja mis oleks siin sellised positiivsed lahendused, milliseid mõtteviise peaks sportlased nagu enda jaoks siis lahti mõtestama, et alustame Snežanast. Et kuidas raha saada? Mitte kuidas raha saada, aga selles mõttes, et mis on siin need, ütleme, võib-olla tegurid või tegevused, kuidas me saaksime seda pinget endalt maha võtta, sest et on ju selge see, et sellisel kujul meie võib-olla sissetulekud ei jätku, et on selge see, et seal toimub mingisugune vähenemine. Ja kindlasti sellest tekib ka palju selles mõttes pinget ja stressi, et mis on siin võib-olla sellised mõtteviisid, kuidas sellest finantsist nagu natukene üle olla ja selle vähenemisest nagu ka siis mitte väga palju pihta saada. Ja, eks ma ütleks, et see ei ole väga palju erinev kõik mis muust probleemist on ju. Ehk siis osa sellest on jälle see tingimus, et see, kas sponsorid tahavad minuga jätkata või mitte, see on ikka nende otsus on ju. See, kust mul see raha tuleb, et kui see sõltub kellestki teisest, siis paratamatult sõltubki teistest, aga see on täpselt see teine tase, millest Aave rääkis, kus mina saan mõjutada seda enda tegevustega, on ju, et nüüd ma juba tulen ja võin kasutada neid samu selliseid toimetuleku-strateegiaid, mida mina kasutan ka muude eesmärkide puhul. On ju, et mul on tegevusplaan, ma tean, mida ma võiksin teha, ma mõtlen läbi neid asju, ma kaasan teisi inimesi, kes võiksid mulle abiks olla. Ehk siis, kui ma võtan kokku enda vastust, mida ma proovin praegu teha, ongi see, et üks pool on see, et jälle aktsepteerime seda, et see ongi ebamugav ja ärev mõningal määral, sest see on teadmatus ja ta jääbki teadmatuseks, on ju mõni hetkeni, aga samas tegutseme. Nii palju, kui annab teha, teeme ära ja siin mul on pigem sõnum ka treeneritele ja klubidele ja alaliitudele, et toetage enda sportlaseid ka emotsionaalses selles osas on ju. Et see võib aidata tegutsemisele kaasa ja jällegi natuke alandada sellist ärevust ja pinget selles valdkonnas. Aave. Teisest küljest võiks seda, millest Snežana rääkis, ka proovida natukene võib-olla selgemalt piiritleda. Et mida mina praegu olen näinud, on see, et sportlased väga suure osa päevast võivad muretseda
selle finantsseisu pärast. Ehk et selle, ütleme, selle nii-öelda probleemi lahenduse, abi küsimise, abi otsimise, töö otsimise, suhete laiendamise, kõik selles osas võiks mõelda niimoodi, kui palju ma päevas sellega tegelen ja millal ma sellega tegelen. Et ma piiritlen ära, et kas ma tegelen sellega, ma ei tea, 2 tundi päevas või jätan mingisuguse lõtku sisse, et tund kuni 2-3 tundi päevas, aga et kui see aeg läbi saab, et siis ma panen selle teema kuni homseni kõrvale. Ma ei võta seda kaasa trenni, ma ei võta seda kaasa voodisse õhtul, et ma saan endaga tegelikult kokku leppida, et millal ma selle teema peale mõtlemisega edasi tegelen. See on üks päris tõhus strateegia, selline muretsemise edasilükkamine, planeerimine niimoodi, et see ei oleks selline lainetav muretsemine, vaid et see olekski piiritletud probleemi lahendamine. See on muretsemise ja probleemi lahenduse erinevus ongi see, et üks on selline lainetav, mis ei vii meid mitte kuskile ja teine on konkreetne tegevus, mis viib meid siis soovitud suunas. Ja, et ma ise võib-olla lisaksin seda, et nagu te ütlesite, et sellist muretsemist tasub vähendada ja terve päeva ei ole mõtet selle peale nagu pead nagu selles mõttes kulutada, et kindlasti on võimalik oma erinevate toetajatega ju olla diskussioonis, vaadata oma selles mõttes võimalused üle. Kindlasti tänane olukord on kindlasti ka meie kulusid kärpinud, et paljud laagrid on ära jäänud, mis tähendab seda, et arvatavasti need toetused, mis meil on määratud, need on tegelikult ju alles ja neid saab kindlasti efektiivsemalt tulevikus kasutada, kui võimalused tekivad. Ja ma arvan, et kui tegelikult on ka selgelt teada, et selle asemel, et nagu kodus mõelda, et mida siis see toetaja nüüd mõtleb ja mis on tema võimalused, siis kindlasti otsida seda suhtlust, saada sealt mingit selget selles mõttes tagasisidet, et kui ongi nii, et see halb stsenaarium täitub, et tõesti nagu kas siis toetus lõpeb, siis ma arvan, et ka selle nagu võimalikult varajane teadmine on ka kindlasti selles mõttes ka pikemas perspektiivis positiivne, sest et kui me saaksime sellest teada võib-olla näiteks siis poole aasta pärast, siis meil on jälle oluliselt vähem aega, et seda alternatiivi otsida. Aga kui meil praegu on mingisugused, ütleme, varud olemas, siis me kindlasti oleme võimelised oma tegevust nii planeerima, et meil on võib-olla võimalik leida mingisuguseid teisi võimalusi ja kindlasti alati on võimalik leida ka selles mõttes natukene soodsam võimalus, et me alati otsime võib-olla ühtepidi parimaid võimalusi, aga selles olukorras, kus me täna oleme, siis tegelikult alati on võimalik ka teha teatav samm selles mõttes võib-olla tingimuste osas nagu tagasi, et me võib-olla tõesti ei ela 5 tärni hotellis, vaid elame 3 tärni hotellis ja pigem väärtustame seda treeningkeskkonna, kus me oleme. Aga ma arvan, et nagu liigselt muretseda selle pärast, et kas meil nüüd tõesti need toetused jätkuvad, et igapäevaselt et see asja tegelikult ei muuda, et see ei ole nagu päris meie võimuses ja kindlasti alati on võimalik ju ka väljendada oma selles mõttes sellist tegevust, et ma olen endiselt motiveeritud, töö jätkub esimesel võimalusel, kui tulevikuplaanid selguvad, siis kindlasti lähme täis plaaniga edasi, et ka see on kindlasti sõnum sponsoritele või toetajatele, et me hoolimata sellest raskest olukorrast, me oleme säilitanud sellise positiivse mõtteviisi ja me teeme siis kõik selleks, et kui asjad selguvad, siis minna edasi. Et kas selline suhtumine või käitumine oleks nagu selles mõttes võiks hoida ka häid suhteid meie toetajatega, et kuidas teile tundub see, et Aave? Absoluutselt kindlasti. Et rääkida, küsida, leida mõttekaaslasi, luua nii-öelda koalitsioone, otsida endale sotsiaalset toetust. Ma arvan, et siin ei saa mitte midagi halvasti minna sellise plaani juures. Snezhana? Jaa, muidugi. Mis kõlas sinu jutust ka mulle, mis minu arust oli väga oluline, oligi see, et mitte teha neid asju, mitte nii väga hinnata ette, kas ma arvan, sellest tuleb midagi välja või ei tule. Et jällegi antud olukorras teeme kõike, mida annab teha.
ja siis juba tegeleme tagajärgedega siis, kui need tagajärjed on olemas ja me teame, et see sponsor jäi, see sponsor lahkus, siis meil on järgmine etapp probleemi lahendusel, on ju. Et nende probleemi lahendustega on ka täpselt see asi, et mitte ruttata ette, mitte juba mitte raisata, aga jah, panna enda ressurss sinna, mis on veel samamoodi suures teadmatuses. Et ennetustööd tulebki teha, aga seal selles ennetustöös ka tegeleda nende asjadega, millega on hetkel võimalik tegeleda. Mitte rumineerida selle üle, et jah, mis saab, kui saab nii ja saab nii, et kui see hetk tuleb, siis sa selle info põhjal tegutsed edasi. Jah, et üks hea asi, mis siin kõlas, oli ka see koalitsiooni otsimine, et väga tihti on tõesti, et kui meil läheb hästi, siis me kindlasti käimegi võib-olla ainult oma kitsa ringiga laagrites, aga tõesti, et kus võimalused on vähenenud, siis kindlasti alati sellises grupis on jälle selline kokkuhoid ja kui me siis jagame võib-olla ühte füsiot näiteks, ütleme suurema grupi peale, siis igal juhul jälle see on nagu võimalus selles mõttes kvaliteeti hoida, aga tõesti, et leida see ühisosa ja panna seljad kokku ja selles olukorras võtta parim välja, et tihtipeale me tahame olla sellised indiviidid ja suured egod ja tahaksime, et kõik on meie järgi, aga ma arvan, et täna on see olukord, kus tuleb nagu võib-olla siis seda oma ego natukene nagu koomale tõmmata ja otsida ka sellist ühisosa. Aga võib-olla üks küsimus, mida võiks veel puudutada, on ju see, et selles sportlane treener, et selles meeskonnas või valemis on kindlasti üks väga, eriti kui me räägime noorsportlastest, siis väga suur roll ka meie lastevanemad. Et võib-olla millised oleksid siin soovitused siis võib-olla lastevanematele, et kes meid võib-olla ka juhuslikult kuulavad täna, et kuidas nemad peaksid sellises olukorras nagu käituma või kas nad peaksid üldse oma käitumist muutma oma tavapärasele käitumisele. Snežana, alustame äkki sinust. Ja kindlasti noorsportlaste puhul lapsevanema roll on väga oluline ja eriti praegu, et väga paljudele treeneritel on abi sellest, et lapsevanem kodus natuke toetab, distsiplineerib, suunab enda last trenni tegemisele ja siin ma koheselt ütleks, et kõikidele treeneritele, kes on seda abi kogenud, et kindlasti tänage ka lapsevanemaid, sest see on ka teada ja arusaadav, et see kodus töötamine ja ka lastega e-kooli tegemine, siis veel trenni tegemine, seal kõrval olemine, et see võtab ja võttis väga palju ressurssi. Nii et siin kindlasti, et kui vähegi võimalik, et lapsevanemate tugi on väga oluline. Ja samas on väga oluline see, et lapsevanem samamoodi ka emotsionaalselt aitab noorel või lapsel toime tulla selle olukorraga, et samamoodi normaliseerides erinevaid asju, normaliseerides seda, et ja muidugi, et on igatsus enda meeskonnakaaslaste järgi, et tahaks juba minna õue ja mängida teiste lastega või tahaks minna trenni, et need Zoomi vahendusel või Skype'i vahendusel trennid ei ole nii põnevad ja huvitavad, et jällegi siin lastevanemate selline mõistmine, enda laste mõistmine on väga oluline, kus me ütleme, et ma saan sust aru ja see ongi keeruline olukord ja see ongi olukord, kus me varem pole olnud. Aga mis aitab natuke seda üle elada, on ka see teadmine, et kõik on sellises olukorras. On ju ka treener kindlasti tahab juba sind näha, aga veel ei saa. Et sellised jutuajamised kodus ka sellest, kuidas noor ennast tunneb, kuidas laps ennast tunneb ja olla olemas ja kuulata ära ja mõista ja toetada. Et see, ma arvan, lapsevanema puhul see muidu oli oluline, aga ka jääb oluliseks ja on ekstra oluline antud perioodil. Ave? Ja Snežana juba mainisin jutuajamised, lapsevanema ja lapse omavahelised jutuajamised, et praegu on üks selline selles mõttes nagu hea aeg nende nii-öelda oluliste jutuajamiste mahapidamiseks. Rääkida, mis on tähtis, mismoodi saab ja võiks mõelda spordist ja elust. Et kui me niimoodi igapäevase vana elu taustal nagu olime kogu aeg oravad rattas koolist trenni, trennist koju õppima, kogu aeg kiire, siis
siis võib-olla jäid pidamata mõned sellised olulised jutuajamised. Need on need sellised, mida tihtipeale tehakse kas kõndides, mida praegu saab teha kuskil matkaraja peal või kuskile sõites, kus ollakse kahekesi koos, ollakse kuidagi sunnitud koos olema ja siis võivad tekkida sellised hästi-hästi ägedad vestlused oma lapsega, et ma soovitaks need olukorrad ära kasutada ja neid olukordi ka otsida ja luua oma lapsega oluliste vestluste pidamise võimalusi praegu. Ma arvan, et see on hästi kasutatud aeg. Jah, siin selle sama teemaga meil tegelikult haakub ka üks siia Facebooki tulnud küsimus, et Sven siin siis soovib teada, et kuidas siis hoida lapse motivatsiooni, näiteks kui ta on liitunud alles hiljaaegu mõne spordigrupiga, ma saan aru, siis tegemist on meeskonnaspordialaga, et siin on siis jalgpall toodud näiteks. Ja kui siis teised grupi liikmed on seal treeningrühmas ikkagi oluliselt rohkem aastaid käinud, järelikult oluliselt osavamad ja paremad ja nüüd kuidas siis seda last ikka motiveerida, et ta ikkagi tahaks sinna tagasi minna ja et kuidas selle grupiga liituda, et kas teil on äkki mingisuguseid selliseid võib-olla häid soovitusi või mõnda sellist ka head raamatut võib-olla lapsevanemale soovitada, mis aitaks oma siis lastele kuidagi paremini toeks olla, et sellest olukorrast ka niimoodi vähem valulisemalt välja tulla? Aave äkki? Ma hakkasin mõtlema, et ka see olukord, et laps tunneb ennast kuidagi natukene kohmakamana või vähem osavana uude treeningugruppi minnes, et see on päris tavaline olukord. Me ei saa nagu seda kuidagi olematuks teha. Ja sportliku arengu juures ei saa ka mingisugused arenguetappe nii-öelda vahele jätta. Et ei saa niimoodi, et me võtame talle nüüd eratreeneri ja teeme hästi kõvasti trenni 2 kuud ja siis ta jõuab neile järgi. Et see lihtsalt ei käi niimoodi ja nendes olukordades ikka see motiveerimine tegelikult tähendabki seda, et lapsevanem saab aidata lapsel läbi mõelda, et mis asjad need on, mis oskused need on, mida see laps tahaks arendada, millest ta tahaks paremaks saada. Ja me ei saa seda kiiresti ära teha, see võtab aega, et selle õppimise aja nagu normaliseerimine on see, mida lapsevanem saab teha, selgitada, et miks on tarvis korrata. Ma ei tea, kui vanadest lastest siin juttu oli. Kas seda on ka korraks? Ei ole, jah. Vanust ei ole, aga ju ta siuke kooliealised lapsed ikkagi arvatavasti on. Palju tihtipeale laste jaoks see motivatsioon kipubki kõikuma siis, kui nad ei mõista, et miks on tarvis korrata. Kui 1 kord juba tuleb välja ja siis jälle 3 korda ei tule välja, et see tegelikult aju niimoodi õpibki, et 1 kord tuleb välja, siis 3 korda ei tule välja, siis jälle 1 kord tuleb välja ja siis 4 korda ei tule välja. Et ma arvan, et siin saaks last lihtsalt sellega toetada, et aidata seada mingisugused konkreetsed eesmärgid. Näiteks, kui me jalgpallist räägime, et siis need on mingid sellised individuaalsed oskused ilmselt, mida see laps palliga võiks õppida, palli käsitlemise osas võiks õppida, kuhu ta võiks mõelda, et ta näiteks kuu ajaga, mida ta võiks selgeks õppida või kui palju mingisuguseid kordusi võiks teha. Ja siis lapsevanem saab lihtsalt olla toeks, küsida, mis sa täna õppisid. Mitte, et kuidas sul läks, vaid et mis sa täna õppisid. Mis sa selle nädala jooksul õppisid. Ma arvan, et selline mõte tekkis minul praegu. Mis teie arvate? Snežana? Ja mul selle mõttega kohe haakubki see raamatu soovitus, mis ma arvan laste vanematele võiks sobida hästi, on Carol Dwecki raamat tõlgitud 3 aastat tagasi nimega Mõtteviis, vist on eesti keeles. Et see päris hästi kirjeldabki seda, mida võiks laps teada või kuidas ta võiks aru saada sellest, kuidas tulemused tulevad, ehk siis kuidas areng käib ja kuidas on täiesti normaalne protsess, see ei teki koheselt ja et tulebki, nagu Aave ütles, varuda natuke kannatlikkust ja olla valmis ka tagasilöökideks. Ja teine mõte, mis mul siin tekkis, et kui see
alles liitunud, siis seal võib olla ka selline veel sotsiaalne side, mitte kõige parem teiste tiimikaaslastega, et ei ole veel sellises sõprusseltskonnas seal ja sealt samamoodi lapsevanemana normaliseerida seda, et kas see võtab natuke aega. Et see, et sa ei ole veel päris tiimiliige, ei ole sellepärast, et sa oled kuidagi valesti, kuidagi teistmoodi, aga sellepärast sa oled uus ja sul läheb aega, kuni sa saad teisi inimesi paremini tunda ja mugavalt ennast tunda, et teistel läheb aega selleks, et sind paremini tunda. Ehk siis see sõna normaliseerimine siin on väga suur sõna, ma arvan. No, mul endal tekkis 2 sellist praktilist mõtet, et kindlasti osad spordialad on väga spetsiifilised ja lapsevanematena me kindlasti neid kõiki nüansse ei tunne. Aga ütleme niimoodi, et üks selline nagu asi, mis tegelikult alati ühtepidi aitab laste ja vanemate vahelisi suhteid parandada, ongi ühistegevused. Ja ütleme niimoodi, et alati on võimalik kodus koos ühiselt üldfüüsilist teha. Et olgu siis metsas joosta, koos kätekõverdusi teha, lõuatõmbeid, kõhulihaseid. Et tegelikult see aeg on olnud päris pikk ja siin tegelikult järjepidevalt tehes kindlasti on võimalik oma sellist üldfüüsilist parandada ja võib-olla üks mõtteviis võiks olla ka selline, et tegelikult kuna ikkagi väga paljud treenerid on andnud selliseid individuaalseid soovitusi, mida siis ütleme ka võistkonnamängijad või sellisel siis koroona ajal võiksid teha, siis võtta need soovitused, jälgida neid ja miks mitte lasta ka võib-olla lastel oma vanemaid ise õpetada, mida on see võib-olla selle lühikese ajaga õppinud. Et kui miks mitte neid asju koos teha ja proovida koos teha, sest see, ma arvan, ühtepidi on lõbus, et päris naljakas on võib-olla vaadata oma ema-isa mingisugust, ma ei tea, jalgpallitrikki tegemas või mingit harjutust tegemas, et see võib olla päris selles mõttes ühtepidi naljakas, aga samas kindlasti ma arvan, see on nagu lapsi ja vanemaid nagu selline siduv ja kuna ma olen ka mitmetelt tuttavatelt kuulnud, et kogu see koduõpe ja on tegelikult kõik päris nagu selles mõttes pingesse ajanud, et see kodus situatsioon ei ole üldse nagu lihtne, siis ma arvan, et selline ühine füüsiline aktiivsus võiks olla selline päeva keskele või päeva lõppu selline väga-väga hea ühistegevus, mis aitaks tegelikult kogu seda ekraani stressi nagu tegelikult maandada. Et kuidas teile tundub selline mõte? Väga õige ja super mõte muidugi, et kui vanem on kaasatud, siis mul on juba seda seotuse tunnet ja jagamise tunnet ja see võib sellele üldse lapsevanema ja lapse suhtele hästi mõjuda. Et siin on küsimusel, Aave, tahad sa sellele ka midagi kommenteerida, sest muidu siin on küsimusel veel teine osa, millele mul on lühike vastus. Ja ma oleksin kommenteerinud seda, et minu meelest see üldfüüsilise, üldkehalise treeningu aspekt on hästi oluline, just et mitte ei üritaks lapsevanem hakata erialast treeningut läbi viima iseseisvalt, et ei hakka nagu ekstra treenima, vaid just see, et lapsevanem tegelikult, et mis on lapsevanemate hästi oluline roll noortespordis, on lapsevanem kui rollimudel. Lapsevanem tegelikult motiveerida saabki sellega, et ta näitab ette, et see on normaalne, et liigutakse, et see on normaalne, et asjad ei tule välja, et kuidas ma tulen toime ise sellega, et mul ei tule asjad välja, kuidas ma tulen toime sellega, et mul on raske, et ma väsin ära ja ikkagi pingutan edasi. Need on lapsevanemal praegu tohutult head võimalused näidata, õpetada, mudeldada nii-öelda seda toimetulekut ja tervislikku eluviisi. Nii, sul oli teine mõte veel. Siin on, ma lihtsalt näen ka, et selles küsimuses on see väga praktiline osa ka, et soovitused, kus on kättesaadav psühholoogilist tuge pakkuv materjal, et on selline vahva portaal nagu Peaasi.ee. Seal on väga palju infot esiteks, mis on lihtsasti loetav, kättesaadav nii lapsevanemale kui lapsele ja seal on online tasuta nõustamise teenus. Et lapsevanemad, kui tunnete, et teie laps kuidagi vajaks, rääkimist tahaks, aga mitte otseselt teiega, et siis on üks selline võimalus, et seal selline teismeline saab kindlasti ise hakkama juba ja saab nii-öelda online nõustamist täiesti tasuta kätte. Väga hea soovitus.
ütleme niimoodi jah, et kindlasti paljudes peredes on see olukord tõesti suhted kodus päris kuumaks kütnud aga ma arvan, et sellised ühistegevused võiksid selles mõttes, kui me vaatamegi võib-olla paljusid rahvaspordiüritusi, siis me näeme, et lapsevanemad on tegelikult aktiivsed, aga väga tihti on see, et tullakse töölt koju, minnakse oma trenni tegema ja tegelikult sinna väga tihti oma lapsi kaasata. Et ma arvan, et praegune aeg ongi selline hea aeg, kus ka võtta oma need väiksemad lapsed kaasa. Jah, kindlasti me ei saa võib-olla oma tavapärases tempos asju teha, aga ma arvan, et just see ühistegevus, see on see, mis tegelikult neid lapsi ka paneb tahtma proovida, sest et väga tihti ikkagi enamus lapsed tahavad oma vanematega, ütleme siis, samastuda ja kui me teeme koos, siis tegelikult kõikidele lastele meeldib oma vanematega asju koos teha. Nii et ma arvan, et see on selles mõttes igati hea aeg sellist ühist kvaliteetaega nagu selles mõttes otsida, et jah, kindlasti seda ühist aega on tulnud nagu oluliselt rohkem juurde, võib-olla isegi sellises koguses, mida me nagu ei taha, aga ma arvan, et selline, ütleme, nendest ekraanidest välja tulla ja koos metsa all joosta või mingeid harjutusi teha, või lihtsalt kas või jalutada sellises kiires tempos ja pidada selliseid olulisi vestlusi. Ma arvan, et see on selline väga-väga hea aeg seda kõike nagu teha, et me oleme ühtepidi sunnitud, aga tegelikult lõpuks ma arvan, et me kõik võime siit midagi uut leida, sest ma arvan, et see on selline uute asjade leidmise aeg. Aga kell on nii kaugel, et ma arvan, et me võtame siit veel mõned küsimused, et võib-olla siin on kohe üks küsimus, mis puudutab sellist olümpiamänge ja kuna seoses siin asjade nihkumisega küsitakse, et kas praegu on siis selline õige aeg, et võib-olla võtta oma eesmärgiks just 2024 olümpia või on see liiga kauge eesmärk. Mina selles mõttes toetan alati sellist pikaajalist planeerimist, et mulle meeldisid endale sellised suured sihid ja need suurte sihtideni jõudmine reeglina võtab aega, aga kindlasti iga suure eesmärgi taga peab olema ka selliseid natukene lähemaid ja käegakatsutavamaid eesmärke, kuhu jõuda siis natukene varem. Et võib-olla teie mõtted selles küsimuses. Snežana. Ja kindlasti selline visualiseerimine, selline pikk visioon, ta võib kindlasti inspireerida, ta võib anda sellist värskust justkui juurde, et natuke õhku tekib, sest nüüd mul on mingisugune selline pikk unistus või visioon, kuhu ma tahan jõuda, aga selleks, et nüüd ma hakkan tegutsema, on ju, et ta jääks lihtsalt selliseks inspiratsiooniks, emotsiooniks, selleks, et ma hakkan tegutsema, nagu sa ütlesid, sinna on vaja väga konkreetselt nüüd vaheetappe ja lõpetad sellega, et mul on konkreetsed tegevused, mida ma saan teha juba täna ja homme ja ülehomme, on ju, aga tõesti, eriti kui on aega, siis mõelda pikalt ja laiemalt ja suuremalt. Praegu on ju kihvt, et lihtsalt tagada, et see ei jääks ainult laiaks, suureks ja inspireerivaks mõtlemiseks, et jõuda tegevusteni. Ave. Ma arvan, et nüüd on küll juba tagumine aeg hakata 2024. aasta olümpiale mõtlema, et mulle see ei tundu küll kuidagi liiga kauge, et vastupidi ikkagi 6 aasta eesmärgid, 4 aasta eesmärgid kindlasti võiks olla ja siis täpselt niimoodi, nagu te kirjeldasite, et on see pikaajaline eesmärk ja siis on ju kohe teada juba enam-vähem või mitte ei ole teada, aga on aimatav, mis ajaks tuleb kvalifitseeruda, missugune peaks olema tehniliste oskuste areng, missugune peaks olema kehaliste võimete areng, et oleks võimalik kvalifitseeruda. Ja siis me jõuame kiiresti juba järgmisse nädalasse ja homse treeningu juurde välja, et mis on need asjad, mida ma homme teen selleks, et 24. aasta olümpia kvalifikatsiooni tingimuste läbimisele kaasa aidata. Et igal treeningul peaks olema eesmärk. Ja sa näed, et mis on sulle tänase treeningu eesmärk 2024. aasta olümpia eesmärgi? Ja kindlasti täna me olime või ütleme nii, et 2 Tokyo olümpiamängud on edasi lükatud, aga tegelikult siis 2024. aasta olümpiamängudeks me oleks pidanud niikuinii hakkama mõtlema sel sügisel juba,
et selles mõttes ma arvan, et see on täiesti normaalne ja ma arvan, et kui võib-olla rääkida ka tänase olukorra võib-olla sellist positiivset külge, siis väga paljud ka meie enda stipendiaadid, kes siis meie sihtasutuses on tegelikult saanud võib-olla selles mõttes natukene täiendavat ajapikendust, et kelle võib-olla tänane võimekus ja võimed ei lubanud siis võib-olla olümpiale peale saada, aga loodetavasti siis need järele jäänud vähesed kvalifikatsioonietapid, mis siis ikkagi pärast eriolukorra lõppemist tulevad, et seal on kindlasti võimalik näidata paremaid tulemusi ja see periood on kindlasti selleks, et seda kasutada selleks, et olla siis natukene tugevam, natukene kiirem, natukene parem, et ma arvan, et siin selles ühtepidi negatiivses olukorras on ka erinevaid selliseid häid positiivseid külgi, mida ma arvan, nii mõnigi selles mõttes tänab, et selline võimalus talle antud. Tahate te midagi sellele lisada? Ma arvan, et see on täpselt jälle see, et me näeme midagi head ja positiivset selles, et kas mitte lausa kingitust tõepoolest mõne sportlase jaoks ja siis selle pealt leida ka natuke rohkem jõudu ja jaksu treenida edasi. Jah, absoluutselt. Ja teisest küljest ma mõtlen nüüd veel üks selline strateegia, mida täiesti teadlikult kasutatakse näiteks vigastusest või vigastusperioodil uue eesmärgi seadmiseks tähendabki seda või seisneb selles, et seatakse uus eesmärk, mis on veel tsipa kõrgem eelmisest eesmärgist. Niimoodi, et siis vastupidamine vigastuse puhul siis selle vigastuse tervise taastamine, rehabilitatsioonis osalemine saab üheks osaks uue eesmärgi saavutamise ja ma arvan, et praegu selle 2024. aasta eesmärgi peale mõtlemine võib täpselt samamoodi. Ta on see, mis aitab praegu nagu seda motivatsiooni luua. Eesmärk on see, mis meile motivatsiooni annab. Ja nüüd küsimus ei ole ju selles, et kas 24. aasta olümpia toimub või mis vahepeal saab ja kuidas vahepealsed tiitlivõistlused tulevad või ei tule. Küsimus ei ole ju selles, et kas kõik läheb plaanipäraselt, vaid küsimus on selles, et kas ma iga päev kulutan kogu oma olemasoleva ressursi mõistlikult selleks, et kui mul tekib võimalus, et siis ma saan seda võimalust kasutada. Täpselt nii. Erki on küsinud siin, et kuidas hoida üleval siis võistluspinget, kui võistlusi ei ole. Me sel teemal küll natuke peatusime, aga siin küsitakse, et kas siis virtuaalvõistlused on ka üks võimalus või alternatiiv siis seda võistlusnälga kustutada, et millised oleks teie kommentaarid? Aava äkki. Mulle see, Gert, sinu pakutud handicapiga võistlemise mõte meeldib, on alati meeldinud, et see selline iseendaga võistlemine või siis enda jaoks mingisuguse enda arengust tuleneva nagu handicapi või konksu väljamõtlemine tundub alati hästi mõistlik ja sümpaatne. Aga loomulikult ei tahaks ma kuidagi alahinnata virtuaalvõistluste, selliste korrespondentsvõistluste võimalusi. Aga palun, ma arvan, et see on hea mõte. Snežana. Ja, absoluutselt. Ja pereliikmeid võib kaasata ka jällegi mingil moel võistlemisse. Mul on üks noor sportlane praegu, kes arendab enda vaimseid oskuseid lauatennise turniiride kodus. Et isa on põhiline konkurent ja siis saab väga-väga hästi harjutada erinevaid enesejuhtimise oskuseid. Ehk siis ärme unusta, et me võime seda teha ka väga loovalt ja peresiseselt kuidagi. Jah, ma võin oma kogemusi jagada, et mu 6-aastane poeg, et tema ei taha küll kaotust tunnistada, et pisar tuleb kohe silma, ja kui tal isegi nagu
ütleme nii, et võit ei tule kuidagi, siis ta muudab need reeglid alati nii ära, et minu kas punktid ei loe või nii, et ta on ikkagi võitja ja tänasel hetkel ta on mingisugune 17-kordne tšempion ja mina olen seal mingi, ta juba tahab mulle mingi miinuskategooriaid jagada, nii et võit on alati tähtis ja võistlusmoment on alati tähtis, sõltumata vanusest. Aga siin tundub, et on meile kirjutanud üks treener, et kes tunneb siin mure, et sportlane on nagu natukene alla andnud seoses selle olukorraga. Samas treener enda tunneb, et väga palju pole vaja, et oma vormi hoida ja nii kui tegelikult võistlushooaeg võiks taastuda, et tegelikult on ta kohe valmis häid tulemusi näitama, et mida siis teha või kuidas seda sportlast natukene toetada, et ta sealt oma urust välja saada, on meil järgmine küsimus, et on teil mingisuguseid selliseid häid selliseid lihtsalt mõningaid alternatiive või soovitusi, et kuidas siis oma õpilast selles mõttes panna tundma tema võimeid, mida ta võib-olla ise alahindab. Snežana. Et ma siin ei saa päris aru sellest küsimusest, kas ta on alla andnud just sellepärast, et ei ole võistlus ja samas ta teab, et kui tulevad võistlused, ta saab nagu kiiresti ennast vormi, et selline andekas laps, kellel veel läheb selles mõttes hästi, et väga palju ei ole vaja selleks, et olla hea. Ma arvan, et ma võib-olla ütleme, et ma ise nagu tõmban paralleeli, et see võiks olla seotud mõne sellise spordialaga, kelle hooaeg pidi nüüd nagu kohe-kohe algama, et tegelikult kogu see töö on tehtud, ütleme nii, et töö on pandud nagu kehasse ja lihtsalt kuna väike teadmatus on seoses sellega, et millal siis esimene võistlus on, et siis võib-olla on kadunud selle noore selline nagu usk ja tahtmine nagu edasi pingutada, et eks treener tunneb seda, et kui nüüd nagu lasta see koormus alla, et siis kõik see tehtud töö nagu võiks nagu kaduma minna, et millised võiks olla need soovitused siis tõesti sellele õpilasele, et asjad ei ole nii halvad, et tegelikult kohe-kohe, et võib-olla ikkagi juba siin juunis mingisugused sellised vähemalt kodukamaral võistlused saavad teoks. No üks asi, millest me juba arutasime, mis on oluline, et siis püstitada teistmoodi eesmärke, mis on seotud tema enda sooritusega ja tema enda arenguga, mida saab teha väga jällegi mõõdetavaks. Just selleks, et ta ei oleks umbmäärane, kus jälle see sportlane justkui teeb, aga samas ei tea, mida see tegemine talle annab, et saaks mõõta ja näha ja seda tulemust oodata ja näha, et ma sinna ka jõuan. Aga teine pool, ma arvan, mis on natuke sellisem ümaram mõte mul praegu, on see, et arutada väga avatult sportlasega ka selles osas, milline sportlane ta muidu tahaks üldse olla. Ja milline sportlane ta tahaks olla antud kriisi olukorras. Et kui see kriis on läbi, see on siuke hea kognitiivne harjutus kasulik, et kui aasta aega on läbi sellest ajast, et kui ma vaatan tagasi, mida ma oleks tahtnud enda puhul näha, millisena ma oleks tahtnud olla selles olukorras. Sportlasena, kes siis andiski alla ja ei teinud mitte midagi, kuni ei olnud juba liiga hilja, on ju, või sportlasena, kes vaatamata raskustele proovis ja püsis ja oligi raske, aga püsis. Ehk siis see on selline küsimus, mis toob seoseid sportlase enda väärtustega ja põhimõtetega ja toob neid rohkem esile. Et selliseid arutelusid saab ka pidada sportlastega praegu, aga nad peavad olema väga ausad ja avatud tõepoolest, kus ei ole sellist asja, et treener koheselt hindab neid vastuseid, on ju, ootab mingit konkreetset vastust, aga pigem aitab sportlasel mõelda selles suunas ja siis mõelda, et aga kui sa tahaksid olla selline või kui see oleks sulle oluline, siis kuidas see väljenduks praegu sinu tegutsemises. Ja siis juba, mida mina saan teha, et sind aidata selles. No, mina tooksin sisse ja kindlasti ka selle eelmainitud sellise pikaajalise eesmärgi, et kus ma siis nagu ennast näen näiteks siis 4 aasta pärast või et miks ma üldse seda teen. Et Aave, millised mõtted sinul selle küsimusega tekkisid? Just nimelt, et mis on see, kus ma tahaksin olla 10 aasta pärast ja kus ma tahaksin olla 5 aasta pärast ja kus ma tahaksin olla 3 aasta pärast ja kus ma tahaksin olla aasta pärast ja mida ma teen täna selleks, et olla seal aasta pärast. Et ma arvan, et see Snežana pakutud harjutus sobib hästi selle
mõtteviisiga haakumiseks, et ma saan tegelikult iga päev midagi teha. Paljud inimesed stressi olukorras, nagu praegu on, me ju ei tea, eks ole, et kui palju sellel lapsel on ressurssi või tuge või mis iganes. Paljud inimesed stressi olukorras niimoodi tõmbavad nagu kilpkonn ennast kilbi alla ja loodavad, et läheb mööda ja panevad ennast ooterežiimile. Et ma arvan, et võib ka seda niimoodi sõnastada, et see, et laps niimoodi reageerib või see noorsportlane niimoodi reageerib, et see on üks viis reageerida, aga et vaatame, et kas on veel teisi viise, kuidas reageerida. Ja mulle see Sana mõte ka väga meeldis, et mida ma näen tihtipeale ka või nägin ka enne kriisi noorsportlaste puhul oli see, et nad seavad endale võistlemisega seotud eesmärke, aga nad ei oska seada endale treeningu eesmärke ja nad ei oska mõelda enda näiteks tehnilisest arengust niimoodi, et mõelda, et mida ma tahaksin osata poole aasta pärast ja milliseid tehnilisi oskusi mul selleks on tarvis. Ja et võibki täitsa niimoodi 10 palli skaala peale panna, et kujuta ette tehnilist selle spordiala mõned tehnilised oskused läbi mõelda, et mida ma tahaksin poole aasta pärast osata ja mida ma saan teha selle nädala jooksul, et see oskus areneks. Kui ma kujutan ette, et ta praegu on näiteks 4 ja ma tahaksin ta kuu ajaga 6 peale viia, et see 10 näpu peal arvutame, me õppisime kõik, et see 10 palli süsteem on meil peas hästi olemas ja ma julgustan seda kasutama, et mida ma siis teen järgmise nädala jooksul ja mida ma teen kolmapäevases trennis selleks, et see tehniline oskus saaks 4 pealt 6 peale 2 kuuga. Ma arvan, et sellist lähenemist saab küll õpetada, et lapsed seda tihtipeale ja noored ise niimoodi teha ei oska. Sageli on harjutud nagu trennis käima, treener loob selle treeningu ja annab treeningule eesmärgid ja siis lapsed ise ei oska seda treeningu eesmärki endale kuidagi seada. Ja mina kindlasti julgustan paljusid, kes siis on võib-olla planeerinud või kaalunud mingisugust suuremat, ma ei tea, tehnilist muudatust või mingit muud muudatust oma tegemistes, siis kindlasti praegu on antud see aeg, et seda kasutada, sest et reeglina muudatuste sisseviimine ja selline omandamine võtab ikkagi sellise natuke pikema aja ja kui me oleme väga tihti sellises klassikalises mudelis, siis me oleme nagu kuidagi surve all, aga praegu ma arvan, et on meil seda lisaaega antud ja ütleme niimoodi, et julge tasub olla ja tasub katsetada, et seda enam, et me ju ei tea, millal need järgmised võistlused on, et kui tõesti ei sobi, siis alati võimalik pöörduda tagasi vana juurde, aga praegu on see aeg antud selleks, et seda siis selles mõttes võib-olla kasutada natukene ebatraditsiooniliselt. Aga me oleme siin suhteliselt lõpusirgel, et ma arvan, et võtame siin mõned viimased küsimused ja siis tõmbame otsad kokku, et siin on mul tundub, et üks murelik treener kirjutanud meile, kes siis tunneb muret selle pärast, et mida teha lapsevanematega, kes arvavad, et on treeneritest oluliselt nagu targemad, et millist nõu me oskame siin treeneritele anda, et kuidas neid kõike teadvaid lapsevanemaid siis ohjata või et eks seal kindlasti võib olla see, et väga tihti need lapsevanemad on väga kõnekad, nad väga ütleme siis valju häälega oma teadmisi selles mõttes väljendavad ja väga tihti võib seal juhtuda ka seda, et tõesti treenerid jäävad natukene sellisesse ebamugavasse olukorda, kus siis võib-olla nad ei ole nii emotsionaalsed ja niivõrd nagu impulsiivsed, et oma asju nagu siis kõigi ees väljendama hakata, et millist nõu meil oleks siin anda nendele treeneritele, kes siis nende selliste natukene agaramate lapsevanematega, kuidas nad peaksid käituma, et on teil siin mõni selline lihtne nõu anda? Aave? No ma alustaks küll sellest, et see on selline lapsevanemate harimise koht. Harida, selgitada, et tegelikult ma arvan, et see positsioon, millest treener võiks lähtuda, on see mõte, et lapsevanemad teevad seda kõige paremate kavatsustega. Meil on tohutult energiat ja seda energiat tasub
vaadata kui ressurssi, mida siis kanaliseerida õiges suunas. Et see on lapsevanematele õpetamise, mis teinekord on väga pikk, palju aega nõudev protsess, nagu lapsevanemate harimine ja õpetamine. Et tihtipeale need probleemid, mis selliste lapsevanema siis nagu sekkumisest tulenevad, need probleemid tulevad sellest, et lapsevanem tahab aidata, aga tal ei ole nii häid teadmisi ja tihtipeale ka, kui lapsevanem on selle sama spordialaga tegelenud, siis vahepeal on hulk aega edasi läinud ja ta ei pruugi enam kursis olla sellega, mis praegu aktuaalne on, et ma soovitan varuda hästi palju aega lapsevanemate harimiseks. Snežana. Ma siin lugesin see küsimus on kirjutatud nii hästi lihtsalt, et mitte proovida veenda neid vastupidi, sest see on minu esimene nagu soovitus, et mitte proovida veenda lapsevanemat selles, et treener on oluliselt targem, on ju, sest mida see tekitab, on ainult võitlust, on ju, kui treener läheb sinna motiiviga võita, on ju, ja see on konkurents, siis ega see ei vii kusagile enamasti, on ju, sest siis igaüks kaitseb ennast aina rohkem ja seal siis koostööd ei eeldada. Et pigem see sõnum ei ole see, ärge häirige mind, ärge segage mind, on ju, aga pigem see, et ja sina lapsevanemana oled oluline, tiimi liige tegelikult, kui me noorsportlastest räägime ja nüüd vaatame koos, kuidas saad parimal moel olla abiks ja toeks enda lapsele ja minu treeneri ja sinu lapse koostööle. Ehk siis minna sinna nii-öelda valge lipuga, mitte sõtta, on ju, et see on väga oluline, sest lapsevanemad tihtipeale tunnetavad seda, kuidas treenerid lausa lihtsalt tahaks, et neid ei olekski seal, on ju, et nad ei tea ju mitte midagi ja pole imelik, et sellele tuleb vastureaktsioon väga emotsionaalne ja vastu tegutsemist. Jah, no mina kindlasti soovitaks ka seda, et tegelikult rohkem jälle siis, kui selliseid agressiivseid, aga selliseid, ütleme siis entusiastlikke lapsevanemaid on, siis kindlasti kulutada võib-olla natukene rohkem aega seletamaks, millised tegevused meil sellises nagu siis pikas ajateljes on planeeritud, miks me praegu teeme selliseid treeninguid, miks me järgmise kuu aja teeme selliseid treeninguid, et kui on seal rohkem sellist nagu võib-olla selgitust ja arusaama, miks midagi tehakse, siis arvatavasti võiks ka tekkida selline arusaam, et ikka see lapsevanem, kes samamoodi tahab lastele parimat, võib-olla selles mõttes võtab oma hoogu natukene maha ja nagu see Snežana ütles, et tõesti, et sellist vastandumist nagu vältida, et see ei ole koht, kus siis keegi peab tõestama, et tema on targem või et eks siin nagu öeldaksegi, et targem annab järele, et pigem meie kõigi huvi on ju see, et meie lapsed saavad parimat koolitust ja nõu, et siin ei ole mõtet mingisuguseid selles mõttes väljakutseid vastu võtta, et pigem rohkem selgitada ja sellist positiivset dialoogi arendada. Meil on siin veel mõned üksikud küsimused, et ega meil siin ühtegi head retsepti, ma arvan, pakkuda ei ole, et kõik on selles mõttes sellised individuaalsed teed ja käigud. Aga siin jah, tuntakse huvi ka selles kohta, et kuidas inspireerida sportlasi, kes siis tegelevad spordiga, kus siis on mingisugune paaris, on see siis, ma ei tea, tantsusport näiteks, ja kuna siis praegu treenida ei saa, või siis võistkonnaalad, et mida siis näiteks siis sellisel praegusel perioodil nagu nende sportlaste innustamiseks tasuks teha. Et kindlasti ma arvan, visualiseerimine on üks asi see, mis meid alati nagu aitab ja samamoodi, et ega tänapäeva ma arvan, kui meil on tegemist tantsuspordiga, siis tegelikult neid samme on võimalik ka kuidagi ju võib-olla isegi selle Zoomi vahendusel teha, et me paneme selle muusika, kui on väga hea internet ja selles mõttes väga sellist ütleme, ajanihet ei ole, siis on arvatavasti võimalik ka teatavaid rütmi asju teha, aga kuidagi niimoodi mitte kontaktis olles on minu esimene mõte, aga võib-olla mis on teie mõtted, et Snežana? Mõelda ka koos näiteks valida, et kui me räägime tantsuspordist ja tõepoolest, et mõlemad tantsupartnerid vaatavad mingeid videosid, kus nad valivad mingeid elemente, mida nad tahaks siis koos proovida, ehk siis nad nagu mõttes on koos, nad mõtlevad koos selle peale, mida nad tahaks osata, kui see
olukord on läbi või mida nad hakkavad arendama, kui see olukord on läbi, valida mingeid muusikaid koos, mille järgi igaüks kodus harjutab, et seda tõesti seotuse tunnet oleks natuke rohkem ja ka seostada enda arengut sellega, kuidas pärast paaril läheb paremini. On ju nagu öeldakse, tiim on nii tugev või nii nõrk nagu nõrgim lüli on ju või järelikult tiim on ka nii tugev nagu igaüks meis seal. Nii et kui mina tegelen sellega, et ma arendan ennast, siis ma aitan ju tiimi välja, siis ma teen ka meie tiimi tugevamaks. Et mul on sellised mõtted praegu. Ave. Ma tuletaks või rõhutaks seda, mida sa Gert ka ise mainisid, see visualiseerimine või kujutlustreening, mis tantsuspordis nii nagu igal teisel spordil on hästi oluline ja mitte ainult selle pildi visualiseerimine, vaid see nii-öelda see kehataju visualiseerimine, liigutuste visualiseerimine, mida saab teha ja ka selle kehakontakti visualiseerimine, sellest visualiseerimine, vaid siis kujutlemine, eks ole. Me kujutluses saame tantsida ja see on see oskus, mida need tantsijad saavad hiljem koos tantsides ka ära kasutada oma koostöö ja partneri tajumise arendamiseks ja parandamiseks ja võistluseks ettevalmistamiseks. Et see kujutlustreening on see, mida kindlasti oleks mõistlik teha ühise muusikaga. No nii, et me olemegi peaaegu lõpusirgel, et siin üks küsimus puudutab siis sellist võistlusteks vaimset ennast ettevalmistamist, et mida peaks tegema võistluspäeval, et ennast siis parim anda. Et ma arvan, et ega siin on nagu väga keeruline anda sellist konkreetset nõu, et ma arvan, et siin on ikkagi, see on mingisugune selline kogemuslik ja praktikast lähtuv lähenemine, et igaüks peab leidma enda jaoks sellise sobiva metoodika, aga võib-olla mõningad üldised põhimõtted, et mis võiksid olla, et mis teil esimesena pähe tuleb, et Aave äkki alustad? No, neid meetodeid, kuidas ennast ette valmistada vaimselt, neid on mitmeid, kuidas luua endale võistluspäeva rutiinid, võib-olla võistluseelse päeva rutiinid, mis aitavad sind juba sobivasse, õigesse, parajasse meeleollu, parajasse temperatuuri, kujutlused, soorituse läbi kujutlemine, ideaalse soorituse kujutlemine, siis raskustega toimetuleku, takistustega toimetuleku kujutlemine, sisekõne, jutu loomine iseendale, kuidas ma iseendaga võistluspäeval räägin selleks, et vigasid aktsepteerida, selleks, et ennast julgustada, selleks, et sellist parajat enesekindlust saavutada. Siin see valik on hästi suur, et selles mõttes on hästi, tõesti ütleme, et psühholoogiline ettevalmistus rätsepa töö. Praegu ma lihtsalt viskasin õhku mõned need mõtted, mida me tavaliselt, mille seast me valime konkreetse lähenemise sportlusega. Snezhana. Jah, et sellele küsimusele tõesti ei saa vastata paari lausega, sest kui saaks, siis me ütleks, et need on nipid, mis toimivad ja toimivad kohe, et siis on mingid sellised suured saladused, mida mõned teavad ja kui sa saad ka seda teada, siis on kõik korras, lähed ja kasutad, aga see parasjagu nii ei ole, et neid tehnikaid on palju, aga lõppkokkuvõttes nad kõik vajavad treenimist, nad kõik vajavad katsetamist, proovimist, teadlikku lähenemist ja treenimist, praktiseerimist ja siis alles mõne aja pärast me võime loota, et võistluspäeval nad on abiks ka. Nii et see on väga mahukas ja suur küsimus. Täiesti eraldi 1,5 tundi webinari meil võib ka sellele vastamiseks minna. No nii, et ma arvan, et me oleme jõudnud see 1,5 tundi läinud väga-väga kiiresti, et ma arvan, et on aeg otsad kokku tõmmata, et ma annaks teile mõlemale võib-olla natukene veel siis kokkuvõtvateks mõteteks sõna, et kuidas me sellele kriisile otsa vaatame ja kuidas me siit võitjatena välja tuleme, et Snezhana äkki sinu mõned sellised koondavad mõtted. Ja kindlasti ka raamatu soovitus, et siin on üks küsimus oli tõesti, mis puudutas, et mis oleks selline
ütleme, mis võib-olla kriisiaja, ma arvan isegi mitte kriisiaja, aga mis oleks selline raamatusoovitus, mida siis sportlased, treenerid, lapsevanemad võiksid lugeda ja mis võiks neid aidata siis nende arengul? Ma ütleks nii palju, et me väljume sellest võitjana, kui me oleme teadlikud selles protsessis ja natuke ka reflekteerime ja teadvustame endale seda, mis aitas meil toime tulla ja saame aru ja see võitja ei tähenda, et me olime need raudsed mehed ja naised siin vahepeal, keda miski ei kõigutanud ja mul oli sama tugev motivatsioon ja tahe ja tegin veelgi rohkem trenni ja veel lugesin 100 raamatut läbi ja üldse oma firma ka tegin ära, nii et raha ka nüüd teenin. Ehk siis tulla maa peale tagasi, et see, et meie kogemused olid paljudel keerulised, see on täiesti käib asjaga kaasas ja see võimaldabki tulla tugevana sellest välja, on ju. Ehk siis just see, et me saame nendega jooksvalt hakkama, see on protsess jällegi, et me õpime sellest, et me näeme, mis on sellised meie tugevused ja kus me natuke rohkem ise abi vajame või teadmisi või oskuseid, et me saame neid arendada. Ehk siis kõik see on tegelikult minu jaoks juba võitjana väljumine sellest asjast. Ja et me tuleme tagasi spordi juurde normaalses olukorras ja meil on rõõmu tulla selle juurde tagasi, see on ka võitjana väljumine sellest protsessist. Ja raamatu soovitusena mul on üks kindel soovitus kõikidele treeneritele ja sportlastele, see on selline Russ Harrise raamat Enesekindluse lõhe, kellel meeldib inglise keeles lugeda, siis Confidence Gap. Ja see on minu meelest täiesti ideaalne ja väga hästi praktikasse pandav raamat. Ta ei räägi küll otseselt spordist, aga väga lihtne on seastada ja ta on väga praktilise sisuga. Nii et kindlasti lugege. Aitäh, Snežana. Aave, sinu mõtted? Mina tahaks ka veel korra alla kriipsutada seda kohta, et me saame praegu harjutada ja praktiseerida seda mõtteviisi, et mida ma teha saan, mida ma saan täna teha. Et kui me mõtleme ka natuke laiemalt, siis nii-öelda vaimselt tugevaid mentally tough sportlasi iseloomustab see, et nad vaatavad olukordi väljakutsetena. Nad vaatavad, et mida ma saan teha, eks ole, et kontrolli seda, mida sa saad kontrollida. Ja see tähendab seda, et me harjutame seda sellise perspektiivi võtmist, et mida ma täna teha saan iseenda heaks ja oma pere ja oma lähedaste inimeste jaoks. Ma ei saa maailma ära parandada, aga ma saan midagi teha enda tervise ja heade suhete jaoks selleks, et ennast ja oma peret hoida. Ja ma arvan, et see aitab kindlasti võitjana välja tulla sellest võitlusest. Aga see on huvitav, see meeldis väga Snežana raamatusoovitus. Mu raamatusoovitus läheb samasse valdkonda. Praegu ka ise näen, et on rahvaraamatus müügil. Raamatu pealkiri on Enesehinnang, Matthew McKay ja Patrick Fanning, mis põhineb sellisel kognitiivkäitumuslikul lähenemisel, ehk see on siis selline psühholoogia suund, mis õpetab inimesi aru saama, kuidas nende mõtted mõjutavad nende käitumist. See on väga mõnusalt kirjutatud raamat, väga hästi seeditav, hästi eluline, võimaldab igal ühel ennast lehekülgede viisi ära tunda, et mina soovitaksin praegu ka seda raamatut lugeda lisaks Confidence Gapile. Aga suur tänu. Mina võtaks meie siis webinari kokku selliste märksõnadega, et kindlasti me oleme kõik sellises teadmatuses, ebamugavuses, keeruline on tunnetada eesmärke, aga kindlasti on võimalik leida selliseid võib-olla siis lühiajalisi efektiivseid eesmärke, mida on võimalik mõõta ja kuna olukord on pidevas muutumises, siis tõesti nagu suhelda oma treenerite lähedastega, panna konkreetsed plaanid paika, et järgmise 2 nädala pärast me vaatame olukorra üle, teeme uued otsused
sest et täna on tõesti väga keeruline teha nagu väga pikaajalisi eesmärke ja konkreetseid plaane ja kindlasti mitte stressata selle pärast, mis ei ole meie kontrolli all, kõik, mis on meie kontrolli alt väljas, viskame üle parda. Kindlasti on okei küsida abi, sest et tõesti, kui asjad on läinud nii puntrasse, et me ei saa ise hakkama, siis Aave või Snežana hea meelega kindlasti teie kontaktid on võimalik üles leida või kes iganes selles valdkonnas tegeleb, siis nende poole pöördumine on väga okei, nii et ma arvan, et mina olen üldiselt sellise positiivse ellusuhtumisega inimene ja ma usun, et küll me sellest koroonast ka üle saame ja kindlasti see aeg on selles mõttes meile nii üht kui teist õpetanud ja võib-olla avanud mingeid uusi tahke ja kes võib-olla siin murduvad, siis võib-olla nagu see natukene teebki mingisugust selektsiooni, et järelikult midagi on puudu, et sinna päris tippu pürgida. Nii et kahjuks aeg-ajalt elu on karm, aga mina usun, et pigem siin tuleb näha uusi võimalusi ja ikkagi vaadata selles mõttes positiivselt tulevikku, nii et kõik on võimalik, on olnud alati minu selline moto ja siit ka minu selline siis raamatusoovitus, et Raul Rebane on kirjutanud meie tegemistest sellise toreda raamatu nagu Võimalik, et mina soovitaks kõikidele seda raamatut lugeda ja kes on natukene nooremad, võib-olla vanuses 10-15, et siis koos Rauliga oleme kirjutanud ka sellise toreda raamatu nagu 15 sammu võiduni, et seal on ka väga lihtsad põhimõtted, aga mille järgimine ei olegi alati kõige lihtsam. Aga ma kindlasti tänan teid mõlemad, tänan ka Paavot, kes meil oli taustal ja tegi olulisi tehnilisi lahendusi ja kutsun meie kõiki kuulajaid jälgima siis Noored Olümpiale Facebooki lehte, kus siis võib-olla varsti on leida jälle uusi huvitavaid tegemisi, nii et kindlasti laikige meid ja kui teil on häid mõtted, siis saab ka neid sinna üles panna, nii et mina igasugusel tänan teid kõiki kuulamast ja uute kohtumisteni. Teinud ka meie poolt. Aitäh, kõike paremat!